Kui kirjutad uurimustööd, referaati või lõputööd, siis pead kasutama palju erinevaid allikaid. Nende haldamine ja korrektne viitamine võib aga kiiresti muutuda keeruliseks. Siin tuleb appi selline programm nagu Mendeley. Mendeley on viitamisprogramm, mis aitab sul koguda, organiseerida ja kasutada erinevaid teadusallikaid, artikleid, raamatuid, kõike, mida sa oled lugenud. See programm võimaldab sul panna kõik ühte keskkonda kokku. Mendeleyga saad lisada viiteid oma teksti ning koostada automaatset kirjanduse loetelu. See tähendab, et tulevikus sa ei pea enam käsitsi kirjutama allikate loetelusid oma töödesse. Ja olen valmis pannud siin ühe sellise teksti, kus on mul mõned viited juba teksti lisatud. Ja kõige lõpus on näha siis, kuidas paari klikiga saab kenasti luua allikate loetelu. Ja siin videos soovingi sulle näidata, kuidas Mendeley konto luua, kuidas sinna allikaid lisada ning kuidas lisada viiteid oma Wordi dokumenti. Mendeley kasutamiseks tuleb teha 3 lihtsat sammu. Kõigepealt tuleb luua kasutajakonto. Selleks mille mendeley.com ja üleval paremas nurgas näed sa Sign in. Kui sul on konto juba olemas, pakutakse sisse logimise akent. Kui kontot ei ole, palutakse registreeruda. Kuna mul on konto olemas, siis mina login siit sisse. Ja üleval paremas nurgas on nüüd kenasti näha, et sisse olen ma loginud. Ja mida ma siin näen? Näen seda, et kohe ees on allalaadimiseks programmi võimalus. Iseenesest ei ole seda vaja. Seda võib olla vaja sellisel juhul, kui sa oled pigem offline töötaja ja tahad mitte veebipõhiselt toimetada. Aga kui oled veebiga sõber, siis ei ole seda üldse alla vaja laadida, sest võimalus on ka Mendeley Web Library keskkonnas sisse logituna teha kõike täpselt seda sama. Siin nüüd pakub varianti, et Get Started Mendeley Web. Võid klikata siia, aga võid ka klikata My Library. Avanes nüüd vaade kõikide minu salvestatud allikatega. Mida ma tahan veel näidata, et kuidas lisada otse veebist siia allikaid. Minul on siin üleval paremas nurgas on Mendeley Web Importer. Web Importer on selline plugin, mis võimaldab salvestada teadusartikleid otse internetist. Ja selleks tuleb siis minna Mendeley Web Importer, pakub juba siit, lähen Mendeley lehele ja täitsa õige koht, Get Web Importer for Chrome. Kui sa sellele nüüd klikkad, siis minule nüüd pakutakse, et eemalda Chrome'ist, siis minul on ta juba Chrome'is olemas, sina aga lisa oma Chrome'ile. Siis on ta kenasti sul siin üleval ja saad ka sina lisada enda raamatukokku artikleid. Mis mulle veel meeldib Mendeley puhul? Mendeleyl on olemas oma otsingumootor. Mul on salvestatud siit endal juba väike lühitee. Ja mida ta siis pakub? Et ta ei ole tavaline Google'i otsing, vaid tema pakub just nimelt teadusartiklite tuge. Et Mendeley võimaldab ka sellist mõnusat lähenemist. Tuleme nüüd tagasi Mendeley Library juurde ja proovime lisada esimese teadusallika. Seda saab teha mitmel viisil. Kõige lihtsam viis on lisada PDF-fail. Selleks läheme siit ülevalt vasakust nurgast Add References ja vaatan, siin on mitmed variandid. Saab failina importida, terve kausta importida ja tuua ka erinevatest raamatukogudest sisse. Ja võib ka käsitsi täiesti sisestada, et oleks viide olemas. Aga hetkel võtame faili. Ja olen siin alla laadinud ühe artikli, mille pealkiri on natukene segane, aga proovime lisada, vaatame, mis ta teeb. Kollaselt tähistatakse nüüd see artikkel, mis siia tuli. Klikkan talle peale ja paremale avaneb siis aken, mis temaga siis seotud on.
Kui ma nüüd klikkan 2 korda veel siin peal, siis avatakse ka artikkel ise. Mis on iseenesest väga hea, sest sellega saab kohe toimetada. Siia saab panna endale näiteks viiteid, saab highlightida teksti, saab panna ka näiteks mingisugust märget, alla joonida, kopeerida või siis panna talle ka külge näiteks node'i. Kirjutan siia märge. Kui ma olen siukse sticky node'i siia külge pannud, siis tegelikult tekib ta siia lisaaknasse annotationi alla. Ja niimoodi ma saan endale tekstist lugeda, märkida, highlightida, sest highlightida saab siin ka erinevate värvidega. Et kui ma olen highlightinud ehk siis teksti enda jaoks üles tõstnud, siis ma saan seda nii-öelda märgistada ka erinevate värvidega. Aga vaatame korraks siia infoaknasse. Kui mulle nüüd tundub, et midagi läks valesti, siis change ja saan muuta kõike, mida vaja on. Vaatan, et tegelikult artikli pealkiri on pedagoogiliste arengu-uuringute suunal, aga mis on minul? Hoopis teine, vaheltan ära. Autor olemas, aastaarv olemas, ajakiri, kus ta võeti olemas. Ja mis on meil hea, et võetakse ka annotatsioon ehk siis kokkuvõtte automaatselt siia juurde. Nii, mis on veel võimalik? Läheme raamatukokku tagasi. Vaatame üle ka siis, kuidas tõmmata Mendeley veebimporteriga. Enne alustasime siin õpetajate lehest. Valin siit selle artikli. Artikkel on valitud. Näen 2022, autor olemas ja klikkan veebimporterile. Ja tahab, et ma logiksin sisse. Olemas. Pakub samamoodi artiklit, pakub ka kohe muutmist. Ja pakub ka kausta, kuhu seda salvestada. Nii, mulle sobib. Lisan. Lähen tagasi raamatukokku ja näen, et artikkel on täiesti olemas. Nüüd vaatan aga, et autorit polegi. Ja nüüd on see koht, kus ma saan ise muuta. Et selliselt saab need allikakirjad siis korda sättida. Aasta 2022, eks ju. Enter. Ja selline kirja siia juurde. Nüüd, kui meil on olemas mõned allikakirjed Mendeley library's, oleks aeg uurida, kuidas töötab Mendeley koos Wordiga. Et Mendeley tõesti võimaldab lisada viiteid otse teksti kirjutamise ajal. Kirjutad, paned viite, jätkad kirjutamist. Aga selleks, et seda teha saaks, on meil vaja kõigepealt Wordi lisandmoodulit nimega Mendeley Site. Ja selleks avan veebibrauseri uue akna ja kirjutan siia Mendeley Site. Pakub mulle Mendeley Site for Word. Ja Get Mendeley Site. Täitsa õige koht. Klikkan siia. Avatakse selline aken. Logo on õige. Ja Get it now. Tulevad väiksed hoiatuskirjad. Kõik on õige. Me ikkagi tahame seda. Nii. Ja järgmine samm oleks avada juba Mendeley Site koos Wordiga. Täitsa õige aken. Näitab, et Mendeley Site on meil olemas ja kuidas siis seda veel kontrollida.
kui Wordi menüüs avad menüüsaki viited. Kui sinul on inglisekeelne Word, siis peaks seal olema references. Ja nüüd peaks sinul siin olema tekkinud Mendeley site siia kõrvale. Et kõik on täiesti õige. Panen selle akna kinni. Mendeley site on Wordi lisatud. Seda ei ole vaja salvestada. Küll aga olen me ette valmistanud siin ühe teksti, kuhu me saaksime hakata siis need viiteid lisama. Ja selleks klikkan siis kõigepealt Mendeley site'ile. Väga hästi. Et nagu näed, juba need samad artiklid, mida me enne lisasime, on siin kenasti olemas. Aga enne kui me hakkame nüüd viitama, siis kõigepealt vaatame korraks otsa settingutele ehk siis viidete settingutele. Kindlasti peab olema nüüd see viide APA7. Ehk siis kui sa selle lahti klikkad, siis sa näed, et need viitamisstiile on siin väga palju. Ole hea, vali kindlasti APA7. Nii. Ma arvan, et algselt ei ole ka keel eesti keel. Nii et vaheta ära ka eesti keel. Olemas. Ja tuleme siia referentsi juurde tagasi. Aga teeme siis proovi. Paneme näiteks 3 viidet. Panen täitsa hetkel suvaliselt kursori näiteks siia vahele. Ja tahaksin panna siia nüüd tekstisisese viite. Ja ma tean, et mul on olemas ka Mesirow tekst. Panen otsingusse ja tõesti, mul on kohe mitu Mesirow teksti. Panen siit hetkel esimese. Nii. Ja nagu sa näed, see viide lisati siia teksti sisse. Paneme veel mõned. Paneme siia. Võtame selle Mesirow siit nüüd ära. Ja paneme nüüd selle, mis me viimati lisasime. Lisame selle ka. Ja paneme siit siis. Paneme selle ka. Ja tee klikk. Paneme lõppu ka veel. Ja. Tahtsin otsida siit. Ja lisame siia lõppu siis sellise viite ka veel. Nii, meil on olemas nüüd 4 tekstisisest viidet. Kuidas nüüd see meile kasulik on selliselt, et me ei peaks neid viiteid ühe kaupa hakkama nüüd allikakirjetesse lisama. Panen juba siia kirja allikad. Paneme selle ka siis nii nagu see olema peab. Liiding 1-ga. Ja lisame siis kõik allikakirjad paari klikiga siia lõppu. Selleks läheme uuesti Mendeley site'i sakki. Ja siin on siuke asi nagu insert bibliography. Kui ma siia nüüd klikkan, siis küsitakse, et kas ma ikkagi soovin jätkata ja kõik minu nii-öelda sisestatud viited lisatakse nüüd siia lõppu. Ütlen jah. Ja ühe klikiga tähestikulises järjekorras kõik on ilusti siia lisatud. Täpselt APA7 vormikus.